Algaval nädalal peaks selguma, kuidas menetleb Riigikogu edasi neid eelnõusid ja arupärimisi, mille esitasid opositsioonierakonnad kevadel alanud obstruktsiooni ajal. Kui seni on EKRE öelnud, et kavatseb sügisel obstruktsiooni jätkata ja järeleandmisi ei tehta, siis täna ütles EKRE aseesimees Henn Põlluaas, et läbirääkimised koalitsiooniga on võimalikud. Kui me mingite kompromisside peale välja läheme, siis peab see olema ju kahepoolne. Mitte, et valitsus on jõuga läbi surunud enda eelnõud ja siis ütleb, et teie võtke nüüd tagasi. Et siin õhus on ju veel see täiesti mõttetu ja kahjulik automaks, siis vihakõne seadus, mida tahetakse teha, ehk siis suukorvistada meie ühiskond. Et need on kindlasti kompromissikohad, kus me saame arutada, et kui valitsus astub sammu tagasi, siis teeme seda ka meie. Tema sõnul on võimalik ministritele esitatud arupärimisi tagasi võtta või liita, ning on ka sellised eelnõusid, mille võiks tagasi võtta. Meil on terve hulk, ka ütleme ausalt, obstruktsioonilisi eelnõusi, mida me saame tagasi võtta, aga meil on ka terve rida väga asjalikke seaduseelnõusi, mida me mingil juhul tagasi ei kavatse võtta. Reformierakonna fraktsiooni esimees Erkki Keldo ütleb, et kõikide fraktsioonide huvi peaks olema see, et Riigikogu saaks hakata sisulist tööd tegema. Väga raske on näha, kuidas võiki neid sadu arupärimisi ja eelnõusi jõuaks üldse menetleda. Kui EKRE-l on selleks valmisolek, et arutada, kuidas parlament saaks töötada, on see vanematekogu või on see siis ka erakondade vahel, et kindlasti oleme valmis seda arutama. Keskerakond soovib samuti selleks, et arupärimisi ja eelnõusid tagasi võtta koalitsioonipoolset vastutulekut. On see näiteks praegu plaanitav automaks, selle ärajätmine või mingid olulised muudatused, on see riigieelarve 2024 menetlemine, opositsiooni ettepanekutega arvestamine seal või mingid muud nendepoolsed vastutulekud. Eeldada seda, et opositsioon tõstab lihtsalt käed üles, ütleb koalitsioonile, et jah, surusite kevadel kõik läbi, mis tahtsite ja nüüd laseme sügisel teil sama teha, seda ei maksa oodata. Augusti alguses koguneb Riigikogu juhatus fraktsioonide ettepanekuid arutama. Riigikogu juhatus ootab siis Riigikogu fraktsioonide seisukohti homseks ja pärast seda me otsustame, et millal koguneb Riigikogu juhatus, et langetada siis juba järgmised otsused, et kuidas me selle protsessiga edasi liigume, mida ette võtta eelnõude ja arupärimistega ja kuidas nende edasine menetlemine võiks kujuneda, nii et täna on veel vara öelda, et enne kui ei ole fraktsioonide vastused käes, et mida täpselt fraktsioonid on välja pakkunud, aga kohe, kui see seisukoht on olemas, siis saab Riigikogu juhatus juba koguneda. Hussar ei välistanud ka erakorraliste istungjärkude kokkukutsumist augustis.